Head inimesed, head võitluskaaslased, praegused ja endised. On rõõm teid siin näha. Ma ütlen kõigepealt seda ära, et see seltskond, mind ei olnud Irve pargis sel ajal, ma ei olnud veel sellel lainel, ma liitusin ERSP-ga natukene hiljem, 87 ma juba poliitikas siiski kergelt olin, aga mitte RSP-s ega MRP AEG-s. Aga täna praegu, kui ma vaatan, kui midagi kirjutatakse, midagi toimub, siis kui need inimesed, kes siin 30 aastat tagasi olid, kui nemad avaldavad arvamust, siis ma vähemalt tean, et see tuleb südamest, et see ei ole mingisugune poliittehnoloogia häälte võitmisega, vaid see on lihtsalt, et inimesed ajavad Eesti asja. Ja neid inimesi ma uskusin siis ja usun tänaseni. Aga ma tahan jõuda täna natuke rääkida tõejärgsest ühiskonnast, aga sinnani ma ka jõuan. Kõigepealt meenutan ma seda, et 2014, tähendab siis 3 aastat tagasi, 23. augustil oli enam-vähem täpselt samasugune situatsioon, et korraldasin Vene saatkonna eest piketi Ukraina toetamiseks, et minu jaoks saab täna 3 aastat täis ja sealt tulin Ukraina lipuga siia Irve pargi tähistamise rahvakoosolekule. Minu jaoks on täna 3 aastat Vene saatkonna eest seismist täis. Tõsi, see, mis me nüüd oleme Tarmoga teinud, et iga kolmapäevased, see sai alguse paar kuud hiljem, nii et ka sellega saab varsti 3 aastat täis. Mis ma selle kohta tahan öelda? Tähendab, mul tihti küsitakse, et mis mõttega te seisate, mis seal mõtet on, mitte midagi ei muutu. Ma olen öelnud, tähendab, ühte asja, et see on tähtis ka meie enda jaoks, see on tähtis, aga see on tähtis ukrainlaste jaoks, et nad näevad siiski, et neid toetatakse. Jah, me ei kukuta selle seal seismisega Putinit, aga me anname teistele inimestele jõudu seda teha. Me anname ukrainlastele jõudu võidelda Venemaa agressiooni vastu. Ja mul on, selle koha pealt on mul väga hea öelda ka seda, et meiega on alati olnud, kui vähetegi nad on Eestis olnud ja neil on aega, alati on olnud nii Mariann Kelam kui Tunne Kelam meid seal toetamas. Palju tänu teile, Kelamid. Aga tähendab, ma tahaks meenutada, siin on nii palju inimesi meenutatud, aga ma tahaks ka natukene ajalugu meenutada, et mingis mõttes jäi eestlaste enamus läbi sügava okupatsiooni aja ikkagi rahvuslasteks. Rahvuse likvideerimine oli ka kommunistlikule diktatuurile mission impossible, võimatu missioon. Kui nad just ei oleks võtnud ette kogu rahvuse füüsilist hävitamist või küüditamist. Küüditamine ei oleks aidanud, hävitamine oleks tõepoolest aidanud. Aga peale Stalini surma seda enam ei söandatud. Ainult, mis oli sellel rahvuslusel viga ja seda ka siin räägiti, Lagle rääkis seda väga hästi, et ühesõnaga mida julgeti ja mida ei juletud. Selle rahvuse reaalne võitlusvõime oli üldjuhul nulli lähedani, kuni selleni välja, et Nõukogude võimu maruvihkajad rääkisid, et ei julge hääletamata jätta, sest kõik sedelid on märgistatud. Võib-olla neil oli õigus. Igal juhul oli õigus, et 99,98% oli hääletustulemus niikuinii. Ja ma ei tea, kas on meenutatud Irve pargi organiseerijaid, ERSP organiseerijaid on siin kindlasti väga palju meenutatud. Aga ma tahaks öelda, et ka sel ajal olid teised inimesed.
olid Kalju Mätik, olid Mati Kiirend, Sergei Soldatov, Artjom Juškevits. Info nende tegemistest kostis Ameerika Hääle ja Vaba Euroopa vahendusel ka läbi 3 õe tekitatud ragina. Kurat, sellest 3 tõest peame täna jälle rääkima kahjuks. Ise teate, keda ma mõtlen. Levis ka info Jüri Kukke, Enn Tarto ja Mart Nikluste võitlustest. Midagi oli kurjuse impeeriumis hakanud tollal murenema. Tulid uuemad ajad, tuli Sirje Kiini algatud 40 kiri. Oleksin sellele alla kirjutanud ilmselt, kui oleksin sattunud olema õigel ajal õigus kohas, nagu paljud või mõned sattusid olema, ma tean. Ja see levis, ja seda ma tean ise, see levis juba käest kätte. Paistab täna ju süütu palvekirjana, aga igal ajal on omad türannid, omade meetoditega, omad kangelased ja omad reeturid. Aga tõesti, nüüd ma tulen selle tõejärgse Eesti juurde. Kuhu me oleme siis jõudnud? Me oleme tänaseks jõudnud tõejärgsesse ühiskonda. Ühiskonda, kus on kahtluse alla seatud suur osa põhitededest. Suur osa sellest, mille nimel me omal ajal tegutsesime. Kahtluse alla on seatud rahvusriigi mõte, rahvuse mõte. Okupantidest on kujundatud vaesed kannatajad. Rahvuse, eesti keele ja eesti meele eesseisjad nimetatakse natsideks ja rassistideks. Isamaalusus on tabusõna. Kui seda teeksid vaid mingid friigid, jumal nendega, Eestis kehtib arvamusvabadus. Aga kui nendele, kes järjekindlalt üritavad halvustada ja labastada kõike, mis eestlasele püha, kui nendele on avatud avalik õiguslik meediaruum, siis on ikka kuri karjas küll. Tsiteerin ühte tuntud politoloogi, Tallinna Ülikooli õppejõudu, riigiõiguste kateedri õppejõudu, ühiskonnaõpetuse õpiku autorit. Okei, ma ütlen nime välja, see nimi on Tõnis Saarts. Tsitaat. Nii oli ka Eesti iseseisvumise ja 90. aastate radikaalsete reformide osas võimalik konstrueerida väga erinevaid diskursusi, alates sellest, et tegemist oli loomuliku tagasipöördumisega läände ja lõpetades sellega, et toimunu oli 20. sajandi suurim katastroof ja karjuv ebaõiglus. Me teame, et parempoolsete Eesti kongressist välja kasvanud rahvuslike jõudude diskursus, tagasipöördumine läände ja radikaalsete reformide vältimatus sai kiiresti valitsevaks ja enamik eestikeelseid inimesi võttis selle kiiresti omaks. Mis see siis nüüd on? Me räägime siin kõik. Ma saan aru, kõik, kes siin on rääkinud, et tõde on vaja. Ja nüüd tuleb keegi tark doktor ja ütleb, et tõde ei ole olemas. On mitmed tõed ühesõnaga ja lihtsalt üks tõde võitis. Ei saa nõustuda väitega, et iga asja kohta on võimalik konstrueerida väga erinevaid diskursusi, ehk siis kõik ajalookäsitlused on ühteviisi tõesid, ehk siis tõde kui sellist ei ole olemas. Okupatsioon on vaid üks võimalikust sündmuste tõlgendustest. Läheme siis edasi. Ei olnud ei punaterrorit ega holokausti, ei olnud holodomori, ei olnud Krimmi okupeerimist ega sõda Ukrainas, kõik vaid erinevad diskursused. Selline filosoofiline konstruktsioon on ju võimalik, näiteks, et reaalset maailma ei ole olemas, et kõik eksisteerib vaid meie kujutlusvõimes. Aga kui see peakski nii olema, siis ei ole meil ikkagi midagi muud siin ilmas teha, või lasta ennast tappa või minna vaba surma. Ja kahjuks on see tõejärgse ühiskonna võidukõik saanud ka Euroopas tõeks ja minule sai see selgeks 2008. aastal peale Venemaa sissetungi Gruusiasse, kui niinimetatud rahu saavutati Sarkozy ja Putini kokkulepetega, millega pesti Putini käed selles konfliktis puhtaks.
Sama tendents jätkus Krimmi okupeerimisel ja jätkub Ukraina puhul tegelikult tänaseni. Ei ole Vene vägesid, ei ole okupeerimist, on vaid mingid kosmosest ilmunud rohelised mehikesed, kellest Putin pole midagi puunud. Paraku on see just see diskursus, mis meeldib nii Putinile kui läänele, kuigi tegelikkusega ehk tõega, olgu reaalis või kujutluses, ei ole sellel mitte mingisugust pistmist. Ja tulen Ukraina juurde siin tagasi. Veel küsitakse, et mis siis on, see Ukraina on meist kaugel, miks nad seda teevad, miks nad sõdivad, mis see meie asi on? On küll, see on meie asi, sest nad sõdivad sama hästi ka meie vabaduse eest. Ja kui Euroopas ei taheta seda näha, siis ei tähenda see seda, et ei ole olemas. Inimesed surevad iga päev rindel. Me ei saa olla ükskõiksed. Elagu Ukraina, elagu Eesti! Aitäh teile! Teie ka, aitäh teile, elagu! Elagu! Elagu Ukraina, elagu Eesti!